Tere! Käesolevas videos tutvustan teile e-PRIA teenust Minu põllud. Teenuse kasutamiseks peate kõigepealt e-PRIAsse sisse logima. Kuidas seda täpselt teha, saate vaadata videost e-PRIA 01 sisselogimine. Minu põllud teenuse leiate, kui klõpsate horisontaalsel menüül teenuste osa peal. Avaneval teenuste lehel on näha kõik e-teenused, mida PRIA pakub ja mis on teile kasutamiseks avatud. Leidke teenuste leheküljelt alajaotus Pindala toetused ja valige selle alt teenus Minu põllud. Teenuse nimele klõpsamisel suunatakse teid automaatselt põldude joonistamise teenusesse. Siin on teil võimalik joonistada enda põllud ja lisada nende kohta käivat infot. Joonistatud põllud koos potentsiaalsete ökooladega saate hiljem lisada Pindala toetuste taotlusele. Minu põllud teenuse esilehel näete põldude nimekirja. Kui te kasutate teenust esmakordselt, näete siin eelmise aasta taotluse andmeid. Põldude piirid peate siiski ise joonistama. Potentsiaalsed ökoolad kuvatakse siia nimekirja vastavalt joonistatud põldudele. Kui olete varem juba e-PRIAs põlde joonistanud, näete siin kõiki enda joonistatud ja salvestatud põlde koos varasemalt sisse joonistatud põllupiiride ja põlluga kattuvate potentsiaalsete ökoaladega. Kui teie põldude andmeid kontrolliti eelmisel aastal kohapeal või teostati administratiivset kontrolli või teie eelmise aasta joonistatud põllupiir jäi põllumassiivi uuendamise järgselt väljaspoole massiivi piiri, asendatakse teie eelmisel aastal joonistatud põllud kindlaks tehtud andmetega. Asendamine toimub üks kord enne taotlusperioodi algust. Täpsemalt saate andmete asendamisest lugeda Minu põllud teenuse PDF kasutusjuhendist. Siinjuures tuleb tähele panna, et kui põllupindala on kindlaks tehtud administratiivselt, ehk et sellel puudub uus geomeetria ning põllu kindlaks tehtud pindala on erinev joonistatud põllupindalast, siis tuleb põld uuesti joonistada. Vajutades enne uue pindalatoetuse taotluse esitamist nupule Kasuta viimase taotluse põlde, asendatakse siin nimekirjas olevad põldude andmed samuti eelmisel aastal kindlaks tehtud andmetega. Olemasolevaid põlde on võimalik nimekirjas märkida ning märgitud põlde saab kustutada, printida ning teistele e-PRIA kasutajatele üle kanda. Tabelis näete andmeid, mille te olete põlde joonistades põldude kohta ise märkinud. Enamikku andmetest on võimalik muuta ka otse nimekirjast ilma joonistamise samme läbimata. Lisaks saate soovi korral põldude nimekirja enda arvutisse alla laadida. Vajutades nupul Lae andmed CSV faili, on teil võimalik nimekiri Exceli vormingus enda arvutisse salvestada. Soovi korral on teil võimalik tabelit ümber kujundada, et teil oleks mugavam andmeid vaadata. Näiteks on võimalik tabeli veergi ümber tõsta, et andmed oleksid tabelis toodud teie jaoks soovitud järjekorras. Kui te ei pea mõnda veergu endale vajalikuks, on võimalik veergega välja lülitada. Selleks klõpsake veeru nime äärel olevale noolekesele ja avanevas menüüs alajaotusele Veerud. Nimekirja esimeses veerus näete põllu staatuse ikooni. Nende staatuste järgi on võimalik kiiresti eristada, kas põld on esitatud taotlusel või mitte. Mis seisus on põlluga seotud kohustuste üleandmine või vastuvõtmine või kas põllu andmed on korrektsed. Uue põllu lisamiseks tuleb vajutada nupule Lisa põld. Selle kohta, kuidas lisada uut põldu, vaadake järgmist videot e-PRIA Minu põllud 02 uue põllu lisamine.